Ja, tere kõigile. Minu nimi on Nikolai Kornušev ja olen M-riigi projektijuht MKM-is ja obviously räägin täna siis M-riigist ja sellest, et kuidas me siis jõudsime siiamaani, kuhu me jõudsime. Ja tegelikult ma võib-olla alustaks sellest, et mis on see pealkiri, et hirm ja älestus mobiilses maailmas, et võib-olla see tekitab segadust, et millest ma üldse räägin siin. Et tegelikult see on väike viide ühele tuntud filmile, mida tihtilugu nähtakse nii, et see on üks siuke narkotuuri film, eks ole. Aga tegelikult selle filmi taustal on väga-väga huvitav idee, et see film oli tõesti 60-ndatest USAs, kus oli riigil ja ühiskonnal tohutu potentsiaal ja tohutu vabadus teha mida iganes, realiseerida erinevaid ideid. Ja see film just näitab seda, et kuidas seda ei suudetud realiseerida, et suht võimatu oli see. Ja see pealkiri on natukene ohtlik just sellest vaatast, et ma just ütlen, et digiriigis ei suuda realiseerida potentsiaali ja seda kindlasti mitte, et ma ütlen kaamerasse ka veel kord üle, et seda kindlasti mitte. Digiriigina me oleme väga edukad, endiselt oleme esimesel kohal, ma usun sellesse, aga mobiilses maailmas meil tõesti on natukene probleemi olnud. Ja ma alustan siis natukene taustainfost, et mis siis oli enne M-riik ja kuidas me jõudsime selleni, et me hakkame seda projekti tegema. Ja tegelikult see taust on see, et digiriigil on väga kindel strateegia, väga kindel siht, kuhu me liigume, mida me tahame saavutada. Ja see on täna kirjeldatud pigem arvutikuvari taga ja on nähtud kõik teenused ja kõik funktsionaalsused läbi arvutikuvari. Ja võiks öelda, et võib-olla mobiilne maailm ei peakski strateegiates olema nii selgelt kirjeldatud, sest see on lihtsalt üks meetod, kuidas siis tarnida teenuseid, tarnida mugavusi kodanikele. Ja ma nõustuksin sellega siis, kui nende strateegiates poleks kirjas nii palju riigiportaali, bürokrati ja teisi kanaleid, aga mobiilne kanal on täitsa jäetud unarusse. Kui võib-olla mitte täitsa, sest tegelikult mõned laused on ikkagi olemas, et mobiilivaateid võiks teha, et riik võiks olla esindatud mobiilis, aga siiski konkreetset nägemust, et kuidas liikuda sellega edasi, ei olnud. Ja M-riik mõnes mõttes ei ole see projekt ja toode, mis seda olukorda nüüd parandab päeva pealt, et see on alles esimene samm. Ja siis, kui me saame selle baasplatvormi valmis, või me saime tegelikult selle baasplatvormi valmis, ja kui liigume laivi, siis pärast me saame juba hakata kaaristama, kuidas me liigume edasi. Tänu kõigile teile, kes saavad anda meile sisendi, tänu meie kaasmaalastele kodanikele, kes annavad meil tagasi, et kuidas me arendame seda platvormi. Ja räägin siis natuke ka eesmärgist, et sisuliselt siis, kui avastite, et tegelikult mobiilne maailm eksisteerib, see juhtus eelmisel aastal, siuke tunne vähemalt on. Ja see, kes esimest korda poliitilisel tasemel hakkas rääkima sellest, et mobiilne maailm on olemas ja sinna võiks tarnida teenuseid ja dokumente ja kõike muud, oli tegelikult Andres Sutt. Ja äri suhteliselt kiiresti meie MKM-is haarasime selles mõttes kinni ja hakkasime mõtlema, et kuidas me hakkame realiseerima platvormi. Selleks oli palgatud 2 inimest M-riigi meeskonda. Üks nendest seisab teie ees ja teine on siis Riigi Infosüsteemi Ametis ja tooteomaniku kohal. Ja meie lähteülesanne ja eesmärk oli siis kaaristada seda, kas Eesti Vabariigil on üldse vaja mobiilist rakendust. Kui on, siis kuidas me tarnime seda, kas see on keskne mobiilirakendus või peaks see olema äppide kari või siis äppide marketplace, kus igal valdkonnal on oma äpp. Ja kui esimest 2 vastused on positiivsed, siis meie ülesanne oli ka see, et kaaristada, mis on see realiseerimisidee, kuidas me hakkame seda realiseerima ja sisust pidime arendusse minema ka. Olid ka sellised alameesmärgid, et kõik, mis on seotud digidokumendiga, millest me räägime hiljem natukene rohkem, natuke detailsemalt, kõik suhtlus riigiga, 2-suunaline suhtlus, kus riik suhtleb kodanikuga, kõik teavitused ja nii edasi. Ja muidugi platvorm avalike teenuste pakkumiseks. Ja siit sujuvalt ma lähen üle siis ajakavale ja siin peatuks natuke rohkem. Minu arvates ta nägi natukene paremini välja muidugi, et ei olnud nii nihkes see 3. sida, aga see selleks. Tegelikult projekt algas eelmise aasta märtsis, kus, nagu ma juba enne mainisin, oli palgatud 2 inimest M-riigi meeskonda, projektijuht ja tootejuht ja lähteülesannest me juba rääkisime, et pidime kaaristama, kas sellist lahendust on üldse vaja või mitte.
ametlikult me asusime tööle aprillis ja siis me hakkasime pihta Blitzkrieg analüüsidega, kus me kiiresti kaardistame seda olemasoleva olukorda. Et mis toimub Eesti maastikul mobiilimaailmas, mis toimub teistes riikides, mida mõtlevad kõik erinevad osapooled, nii kodanik kui ka avaliku sektori kolleegid, oli läbi viidud päris mitu töötuba, väga palju erinevaid huvitavaid vestlusi, varjatud vestlusi ja avatud vestlusi ja lõpuks, kui need analüüsid said tehtud maikuu lõpuks, siis me käisime välja ka mõni lahendusidee, et kuidas võiks jätkata. Need lahendusideed said kaitstud MKM-is ja RIAs, peale mille me siis asusime tööle, kuna saime heaks kiitu meie kontseptsioonile. Juunikuust septembrini tegelikult me rafineerisime lahendusideid ja neid oli peamiselt 3 tükki. Et üks on kõige lihtsam, mis meeldib meile kõige rohkem, kuigi mitte meie tiimile, on riigisisene arendus, kus me teeksime asja nullist. Ja sellega oli päris mitu probleemi just seos sellega, et M-riigi projekt tegelikult oli tööplaani väline algatus, ehk siis ega meil konkreetset rahastust selle projektile polnud. Mingisugused rahad olid siiski leitud, aga ütleme, see rahanumber oli võrdlemisi väike, et teha isegi väga õhukast MVP-d. Nii et meil olid kirjeldatud ja siiamaani on, kõik arendusid tuginesid nendele stooriatele, mis me kirjutasime, et kõik oli ette valmistatud ja olime valmis minema hankesse. Aga kui me läheksime nii, siis tood oleks oluliselt ühem kui see, millega me saime valmis, kuigi ka see on õhuke ja kohe varsti näete seda. Teine variant oli siis riigisisene taaskasutus, kus me võiksime taaskasutada näiteks Digidoc äppi või RMK äppi või mis iganes äppi, mis on juba meil olemas. Kuigi sellega tekkis väga palju probleeme just sellest vaatest, et igal sellisel lahendusel on oma legacy ja see piiraks meil tõhusat edasi minemist ja piiraks nagu arendusvõimalusi. Seetõttu me ei hindasime nii, et me ei lähe seda teed edasi. Ja kolmas variant tegelikult ei olnud meil laual, et me ei teadnud, et selline asi nagu rahvusvaheline taaskasutus on üldse võimalik. Tegelikult teadsime, XD ja kõik need näited on olemas, aga me ei näinud, et see on M-riigi puhul võimalik. Ja me lihtsalt suhtlesime erinevate riikidega, kus me ausalt spikerdasime, vaatasime, kuidas teistel on tehtud, sest me jäime tõesti hiljaks, et me teeme hiljem, kui teised on realiseerinud oma äppe. Ja üks selline partner ongi Ukraina digitaalse transformatsiooni ministeerium, kellega meil on väga head suhted juba ammust ajast. Ja nad siis tulid tutvustama oma DIA mobiilset platvormi kõigepealt. Ja alguses meie jaoks oligi lihtsalt heade praktikatelt õppimine ja spikerdamine, kuidas iganes nimetage seda. Aga suhteliselt kiiresti me saime aru, et tegelikult see taaskasutus on võimalik just seetõttu, et kogu nende digiriik on tegelikult ehitatud ju Eesti näitel. Ehk siis DIA riigiportaal on ehitatud Eesti näitel. Andmevahetuskiht Trembite on ehitatud XD näitel. Ehk siis nad on võtnud meist parimad praktikaid ja rakendanud oma riigis, teinud muidugi paremini, sest tegid hiljem ja laiendasid seda platvormi, mobiiliplatvormi võrra. Ja nüüd meil tekkiski väga hea võimalus, kus nad esialgu võtsid meilt teadmisi, nüüd me saame võtta neilt midagi, sest nad laiendasid ideed. Ja sisuliselt, kui ma õigesti mäletan, siis tegelikult Ukraina ministeerium oli esimene, kes pakkus, et võiks eksportida DIA Eesti. Ja esialgu see tundus meile väga sürrealistlik idee, kuigi mida rohkem me rafineerisime ja vaatasime sisse, seda rohkem me saime aru, et tegelikult see on väga-väga võimalik. Sisuliselt siis me alustasime sellega, et ütleme oktoobrikuust, alustasime sellega, et hakkasime täpsustama skoopi, et mida me tahame realiseerida, kas ukrainlastel on kõik neid moodulid, mida meil vaja, ja tegelikult neil oli ja isegi rohkem, et me ei võtnud kõike, mida saaks võtta. Hakkasime hindama, et palju aega see võiks võtta ja muidugi ka rääkisime mudelist, et kuidas me teeme seda koostööd. Ja kuna Ukraina partnerid pakkus, et nad tarnivad ise meil seda lahendust, siis nende poolt oli kaasatud rahastaja, East European Foundation näol ja rahastaja poolt oli siis nende hankemenetluse järgi valitud arenduspartner, kes siis arendas M-riiki DIA komponentide baasil. Ja sisuliselt Eestis väga pikka aega tiim koosneski 2 inimesest, siis meil tuli arhitekt, mis on ka väga huvitav use case Eesti vaatest, kus me
kus meie arhitekt ei ole RIA töötaja, vaid on TEHIK-u töötaja ja tegelikult lihtsalt teeb meil töö ampsu. Aga väga huvitav praktika, kus me kasutame riigi ressurssi väga mõistlikult, et me ei tööta, M-riigi puhul vähemalt me üritame seda teha, me ei tööta silodes, vaid üritame lõhuda seda, et tegelikult me saame üksteisele kasulikud olla ja võib-olla me ei pea niimoodi mõtlema oma domeeni põhiselt, et võiks vaadata ka väljapoole ja kui TEHIK-us on hea arhitekt, kes on ehitanud mobiillahendusi, siis miks mitte kasutada tema oskusi ja teadmisi ka RIA-s. Et see on väga mõistlik ja me oleme tõestanud, et see töötab väga hästi tegelikult ja Alexile suur tänu. Nii, aga kui kõik protsessid olid lepitud kokku, siis novembrikuuks umbes, siis detsembris me alustasime arendustöödega ja tegelikult siin on kirjas, et me lõpetasime veebruari lõpus, eks ole. Tegelikult esimene toode oli valmis jaanuaris ja sellest tootest me rääkisime Lukasega Davosis VEF-i raames, kuigi see toode oli absoluutselt tühi. Et ühe kuuga me saimegi platvormi püsti, kus oli baasplatvorm, millega sai liidestada kõiki teenused ja kõiki funktsionaalsusi. Ja siis veebruarikuu lõpuni, tegelikult märtsini isegi, me siis täiendasime seda platvormi, testisime ja lõppu viimistlisime nii-öelda. Alates veebruarist-märtsis algas turvatestimine ja mina nüüd toimetan IT-valdkonnas võrdlemisi vist pikalt, ma ei tea, ma ei oska öelda. See sõltub sellest, kuidas defineerida, mis on pikk aeg. Aga see on esimene kord, kus ma nägin turvatesti tulemuse, mis oli täitsa roheline, mis tähendab seda, et tegelikult Clarified Security poolt ei olnud toodud välja ühtegi märkust, mis vajaks parandamist. Et meie arendajad ei pidanud ühtegi koodi-rida muutma peale turvateste. Olid mõned soovitused, märkused, mida võiks teha teistmoodi, aga me võtsime neid teadmiseks ja läksime edasi. Muutma koodi või põhimõtteliselt muutma lahendust ei pidanud. See on väga-väga kihvt ja tegelikult see kommentaar, mis tuli Clarified Security's, mis oli väga-väga äge ja seda oli väga äge jagada ka Ukraina arendustiimiga, oli see, et tegelikult mõni Eesti finantsasutuse rakendus ei ole nii turvaline kui M-riik. Aga jällegi siin ma muidugi pean tegema selle remarki, et M-riik täna ainult kuvab informatsiooni ja see ongi see võit, kus me ei lähe riigi sisse tegelikult ja et me kettime informatsiooni. Ja kui me läheme postima, siis see olukord muutub. Ja see on see, mille kallal me töötame praegu koos Alexiga, koos meie tiimiga, et saada aru, kuidas teha nii, et see turvatesti raport on endiselt roheline. Aga me saame postida informatsiooni, ehk siis kodanik saab taotleda M-riigi kaudu mida iganes tegelikult ja kasutada erinevaid teenuseid. Nii, aga kui turvatestide tulemust olid käes, siis me läksime testima valminud lahenduse ja testimine ka ei olnud tavaline, nagu see tavaliselt tehakse arendusettevõtetes, kus ongi oma testijate tiim, kes tegeleb sellega, raporteerib ja kõik. Et see oli ka meil olemas, aga lisaks sellele me kaasasime protsessi ligi 3000 kodanikku. Neid me kaasasime juba jaanuaris tegelikult, siis kui oli Davosis esilinastus nii-öelda. Ja üleöö me saime 2000 kodanikku pardale. Ainult ühe artikliga tegelikult selle kohta, et M-riik on juhtumas nii-öelda. Ja pärast veel nädala jooksul tuli veel 1000 inimest juurde. Ja praegu need testid, nad ei ole läbi, nad kunagi ei saa läbi, et need inimesed said M-riigile ligi ja siis nad saavad seda kasutada nii palju kui vaja ja me loodame hästi pikalt ja jätavadki enda telefonidesse. Ja nüüd me töötleme see tagasiside ja edasine plaan ongi see, et selle tagasiside põhjal me paneme paika meie backlogi. Ehk siis tegelikult meie esimese tootejuhiga meie mõte oli see, et meie ametnikena tegelikult ei tea, mida kodanikul vaja on, et mis on tema vajadus. Me oleme ise kodanikud ka ja justkui taha midagi, aga meie vaatenurk on natukene niisugune, ega ta on natuke rikutud, sest me oleme oma mullis. Ja me justkui tahamegi rääkida kodanikuga, kes kasutab erinevaid teenuseid ja seda me ka teeme. Ja tahame jätkata sellega kindlasti. Ja see tähendab seda, et kui praegu 3000 inimese poolt on tulnud tagasiside, mis on need teenused, mis on puudu, mis on need teenused, mis on üle, siis vastavalt selle me organiseerime oma backlogi ja hakkame tarnima neid teenuseid, mis korjast kõige rohkem punkte. Toote lansseerimine. Praegu olin sunnitud eile muutma siin üks ilus number, üheks ilusaks sõnaks suvi 2023. Et tegelikult M-riigi lansseerimine oli planeeritud juuni lõppu, juuli algusesse, aga praegu peale fookusgruppides testimise me tuvastasime mõned vead, mis kahjuks või õnneks aga ei ole seotud M-riigi platvormiga.
aga need vead me peame kõrvaldama selleks, et pakkuda head kasutajakogemust kõigile, kes hakkavad mRiiki kasutama. Nii et suurema tõenäosusega meie live lükkub augustikuusse, selleks, et me jooksime lihtsalt parandada kõik need probleemid. Ja lihtsalt, et natukene jagan insighti, et probleem on tegelikult selles, et päringute vastuste kiirus ei ole see, mis rahuldab meie meeskonda. Et meie vaatest mobiiliplatvorm, mis kuvab pilti 7 sekundi jooksul või peale 7 sekundit, see on natuke palju ja seda olukorda on taha muuta. Meil on kõik, see on realistlik, see on tehtav, praegu tegeleme sellega. Et võib-olla me oleme harjunud sellega Eesti ees veebiplatvormis, et arvutid suhtlevad oma vahel, eks ole, et see on okei, aga mobiilis see ei tundu hea kasutajakogemus olevat. Nii et väga võimalik, et läheme augustikuus laivi ja loodame, et see väga suurt üli ei tekita. Ja mis saab edasi? Ega me ei teagi, kui lõpuni aus olla. Selles suhtes, et nagu ma ütlesin, me organiseerime meie backlogi vastavalt tagasisidele, mida me saame ühiskonnast. Lisaks selle meil on mõned ideed, millest kodanik võib-olla ei oska unistada või ei oska tahta. Neid me praegu kaardistame, kirjeldame, et mingisugune innovatsiooni moment siin peab olema ka. Et ega alati kodanik ei suudagi käia välja sellised ideid, kuigi ka tagasisidest on tulnud sellised hullud ideed, mille me ka ise ei mõtleks kunagi, aga praegu me töötame, analüüsime ja mõtleme, et kuidas seda realiseerida ja kas. Nii et tulevik on meil väga moodne sõna täna, väga agiilne, et me vaatame jooksvalt, et mis tagasi tuleb ja mida me hakkame tegema. Ja ma tahtsin väga teha täna rakenduse demo teile, et panna ekraanide peale, eks ole. Samas teil kõigil oli võimalus registreerida testijatakse, ma ei tea, miks te ei teinud seda. Aga kuna nüüd enam ei saa registreerida, siis ma praegu... Oli kinni juba? No ja kahjuks me pidime paneme kinni, aga nüüd on selline ettepanek, et siin te näete mõned vaated, ma kohe kommenteerin neid ka, aga lepime kokku nii, et igaüks teist saab kirjutada mulle otse ja minu emaili siis saate kirjutada mulle otse ja mina lihtsalt teen nii, et te saate mRiigile ligi. Ainuke palve on see, et liiga pikka kirjavahetust ei juhtuks. Kirjutage kohe, et mis on teie telefon, kas Android või iOS ja sisuliselt sellest piisab. Ja pluss email ka, kuhu me saadame see kutse. Ja siis saate ligi. Aga ma saan vähemalt selle pildi põhjal näidata, et mis on need põhikomponendid ja neid ei ole üldse palju. Mõni mõtleb, et miks on jõhuke, samas see oli meil mõttega tehtud, et nagu ma ütlesin enne, ega me praegu ei teagi, mis seal peab olema. Ja praegu me kaardistame seda ja kõik see on justkui teaser. Et kodaniks näeks, et mobiilne platvorm võib olla mugav, mobiilne platvorm on kiire ja nii edasi. Et kui ta saab selle tiisri kätte, siis ta oskab ju mõelda edasi ja oskab meiega suhelda. Ja sisuliselt jah, et siin on enam-vähem moodulite kaupa jagatud ka, et esimene on muidugi autentimine, mis on realiseeritud Aragoff SSO kaudu. Praegu te näete siin ID-kaarte ja EU EID-d. Need kaks valikut me kaotame, sest sellega praegu väga hästi ei saa logida sisse. Edasi, kui te logite sisse, siis praegu avaneb dokumentide vaade, on esimene vaade, mis avaneb. Seda loogikat me suurema tõenäosusega muudame, et esimeseks tuleb siis teenuste nimekiri ja miks on see, et tegelikult kui me jätame dokumendi siia esimesele kohale, siis tegelikult me teeme mõttetult palju päringuid Politsei- ja Piirivalveameti registrite pihta, kus kodanik võib-olla tuli mRiiki mitte dokumendi järgi, vaid teenuste järgi. Aga me teeme selle päringu niikuinii ja see on suhteliselt nagu mõttetu load politseile. Dokumendid, ma ei tea, kas siin on näha või ei ole, aga siin on selline V-märk igal dokumendil, nii ID-kaardil kui ka kodanikupassil ja juhiloal. Ja V-märk ütleb, et see on näidis, mis tähendab seda, et täna see dokument on serveeritud pigem kui infoteenus. Ja ütleme, seda kasutada selleks, et teostada mingisugust toimingut ei saa. Saab muidugi müüa vastutusel, kui ta aktsepteerib sellest dokumenti, siis ei ole küsimust, aga sisuliselt ta on rikkumisest, sest praegu me ei ole veel lõplikult otsustanud, kuidas see dokument tunnistada õigeks. Selle kallal me töötame koos SIM-iga. Täna meil on, ma kohe siit kihutan tagasi ministeeriumisse, kus meil on väga suur kohtumine erasektoriga, kus on kaasatud kõik suuremad Eesti liidud, kelle poolt me tahame küsida tagasi, et kuidas me teeme seda dokumenti õigeks. Meil on realiseeritud see, et kui vajutada dokumenti peale, siis ta pöörab ümber ja näitab QR-koodi, ehk siis teine mRiigi rakendus saab seda QR-koodi valideerida ja saab näha, et see dokument on õige. Siin on see QR-koodi nupuke üleval olemas, aga jällegi see kõik on testimiseks praegu loodud ja erasektoriga me tahame valideerida seda miks, sest kui me ütleme, et see on õige,
siis tegelikult erasektoril tekivad õigustatud küsimused. Kuidas tädi Maali Selveris hakkab aktsepteerima seda dokumenti? Kas ta skaneerib oma telefoniga? Kas see on okei tegevus või ei ole? Või siis ta peab skaneerima tööandja telefoniga. Siis tööandja peab investeerima väga palju rahasid selleks, et varustada kõik voodud telefonidega. Mis teeb tädi Maali Saatse külas Setomaal, kellel telefoni pole üldse pole. Ja seda kõik me peame mõtlema läbi ja teeme seda SIM-iga ja väga tahame, et erasektor ütleks oma sõna sekka ka. Sest see mõjutab väga palju. Teenused, väga lihtne, praegu on ainult 6 teenust, mis ongi tiiserina siin üleval ja siin tegelikult täna on 6 riigiportaali populaarsemat teenust. Et praegu me võtsime siuksed, et kohe et tiiser oleks hea, et vähemalt inimene saaks aru, et okei, need on minu lapsed, need on minu retseptid on muidugi kõige populaarsemad. Paraku praegu ei saa veel pikendada, aga tulevikus tegeleme sellega. Ja välised osapooled, liiestud osapooled on Maa-ameti kaardirakendus, mida me testime, vaatame, et kuidas ta leiab kasutust ja anna teada kaardirakendus. Katrin oli siin enne, ma nüüd ei näe, vist läks minema. Aga anna teada on kogunud väga palju head tagasisidet, et väga mugav läbi mobiilplatvormi kiiresti anda tagasi mingisuguse probleemi kohta avalikus ruumis, et langen puu, katkine pink, mis iganes. Et anna teada kohta tõesti väga palju head tagasid, aga väga palju, ma ei tea, kas Katrin on siin või ei ole, väga palju pakkumisi, kuidas täiendada seda platvormi. Nii et see on see, millega me hakkame tegelema ka tulevikus, kuna kõik need on välist osapoolt meie vaates, sest meil on platvorm, siis tegelikult meil on väga palju tagasidet kõikidele osapooltele, kes on liidestatud, et kuidas kodanikud tahavad neid teenust teha, mis on üliäge, et tekitab siukse hea võimaluse sünergiaks, eks ole. Ja siin printskindelt näete ka bürokrati nubukese siin allpool ja bürokrat on tõesti M-riigi osa ka ja me oleme testinud bürokrati, aga praegu, Rasmus on ka siin, et praegu me lepsime kokku, et kui me läheme laivi, see ei ole vist veel kindel, aga suurema tõenäosusega me praegu bürokrati peidame alguses ja Rasmus on väga suure plaani seoses bürokrati arenemisega ja seoses sellega, et kuidas kasvab võrgustik, et väga kuni 20 aastast on sul soolas, eks ole, mis peaks liituma bürokratiga. Et praegu lihtsalt, mis probleem juhtus bürokratiga, ongi see, et kuna 6 asutust on pardal, siis tal on ainult piiratud teadmine, eks ole. Kodanik eeldab, et ta teab kõike, et ta vastab nii nagu ChatGPT. Ja mina ka eeldaksin, kui ma oleks kodanik ei teaks, mis on bürokraat, eks ole. Ja see ongi see, et kus võib-olla on natukene vara praegu ta panna siia sisse, et lihtsalt mitte rikkuda seda bürokraati imago ja üldiselt meie tehisintellekti strateegia imago ka. Aga kui 20 aastas on pardal, siis kindlasti tuleb tagasi. Ja mis on väga hea M-riigi puhul, on muidugi see, et kõik need asjad, mis te näete siin, on paari nupuvajutusega, mitte päris nii ägedalt, aga peaaegu eemaldatavad ja samamoodi saab tagasi. Sisust väliste osapoolte vaates meil on veel valimiste kaardirakendus olemas, juba liidestatud, aga praegu me peitsime, sest valimised on läbi, eks ole. Järgmine aasta kevadel saame uuesti panna ülesse ja niimoodi saab muuta ja kohandada iga hetk. Selleks ei pea hankima arendustiimi, selleks ei pea otsima hankepartnerid, aga selleks me võtsime oma arendajaid 2 tükki, kes saavad neid jooksvaid asju kohandada, lisada, kustutada ja nii edasi. Ja minu poolt on kõik. Aitäh! Kindlasti on praegu teil ainult need infoteenused põhimõtteliselt, need on kestnud juba 20 aastat meil, eks see, et tal peaks mingisugune nii-öelda lisaväärtus ka olema, et kas teil on vähemalt ettevalmistatud mingisugused seaduse muudatused, mis annaksid võimaluse, ütleme, läbi mobiili esitatud isikut tõendavat dokumenti arvestada isikut tõendava dokumendina? Aitäh! Väga hea küsimus, aitäh! Ma ei jõudnud seda katta, väga halb ja väga hea, et te küsisite. Et tegelikult nagu või ikkagi mainisin, SIM-iga me töötame selle kallal, et teha seda dokumenti õigeks. Kas selleks peaks muutma seaduse või mitte, seda me ei tea. Ja praegu suurema tõenäosusega me näeme, et ei pea. Ma ei hakka rääkima sellest lahendust väga pikalt, me saame online võtta see teema, aga on variante, kuidas liikuda edasi selliselt, et me teeme ta õigeks ilma seaduste muutmise, ehk siis väga kiiresti. Mis on muidugi oluline, ja seda ma mainisin, ongi see, et kuidas me teeme seda. Mis on see kohanemisperiood, kuidas ärid võtavad seda vastu, sest me ei saa lihtsalt panna sõna otseses mõttes ärid tanki, et nüüd on nii ja nüüd hakkate seda aktsepteerima.
Ja rääkides väärtusest tõesti, see meie jaoks kohe algusest see dokument oli kõige olulisem osa tegelikult selles äpis võib-olla, sest ongi see unikaalne väärtus, mida täna Eestis pole. Siis mobiilset dokumenti pole, mis ei ole plastik või ei ole paber. Ja rääkides siis sellest, et ainult infoteenused, muidugi, nagu ma ütlesin, me töötame selle kallal, et lisateenuseid, kus saab taotleda, ma ei tea, hüvitisi ja mida iganes veel. Ja lisaks selle ka teavitused, mis olid esimestel slaididele mainitud, keegi võib-olla ei pannud tähele, aga teavitused ja kahesuunaline kommunikatsioon, mis on väga limiteeritult realiseeritud praegu, sellega me liigume edasi, aga me ei lahenda seda M-riigi platvormi. Et riikliku postkasti projekt on käimas tegelikult ja läbi selle siis meil tekib võimalus seadistada väga hea kahesuunaline kommunikatsioon, siin hulgas ka teavituste osa. Ja meie nägemus on see, et meie platvormina, no me ei hakka ju leiutama siin ka omaette jalgrattast, kui suur projekt on juba käimas, millega me saame liidestuda. Ja praegu meie põhiline eesmärk on see, et postkast väga hästi teaks sellest, et me oleme olemas ja me väga tahame nendega koostööd teha. Ja õnneks see koostöö on juba meil käimas. Ja ma sain juba ühele küsimusele vastuse. Mind huvitaski see, et kas see äpp kuidagi nagu annab teavitust ka selle kohta, kui miski asi hakkab aeguma või nii edasi, et selle ma siis põhimõtteliselt sain teada. Ma küsin veel seda, et kas see on mõte, et praegu nagu ID-kaardiga ma iseenesest saan ju sõita Euroopa Liidu piires, kuhu tahan. Kas nüüd see, kui ta on seal mul telefoni sees, et kas ta siis kehtiks ta siis samamoodi? Tulevikus kindlasti. Tulevikus? Millises tulevikus? Vot see ei ole küsimus meile, aga ma vastan. Et praegu sellest dokumendi legaliseerimisest rääkides me räägime siseriiklikust kasutamisest. Ja kõik, mis puudutab rahvusvahelist kasutust, see on siis Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis ja on EIDAS määrus välja töötamisel ja mina tõesti ei oska vastata, kui palju aega võtab see, et see EIDAS lõpuks mingisuguse lõpliku formaati leiaks ja oleks hinnitatud kuidagi. Praegu me vaatame nende suunas ja jällegi me ei näe seda, et me peaksime leiutama siin jalgrattast M-riigi tiimina ja ega meil ei ole ka sellist volitusi ega õiguslikku alust ka. Et siin me sõltume Euroopa Liidust, nii et väga loodame, et see, et meie äpp tuleb välja nüüd sel suvel. Soome kolleegid tegid absoluutselt samasuguse dokumenti valmis, neil äpp on juba valmis selles dokumendiks, aga valitsuse vahetuse tõttu neil tekkisid probleemid, viivitused. Et sisuliselt, kui me toome need äppid välja erinevates riikides, siis võib-olla me saame kuidagi nagu mõjutada seda, et kiirendada kogu protsessi, sest tõesti me nägime seda ka meie analüüsides, et kodaniku nägemus ongi see, et võiks ju minna ilma plastikuta lihtsalt kuhu iganes, sest telefon on alati kaasas. Ma usun, et kõigil teil on praegu telefon taskus kuskil lähedal, eks ole. Plastik ei pruugi olla. Ma lihtsalt täiendan sellele juurde. Tähendab, tegelikult on Euroopa Komisjon vastu võtnud, ma ei tea, mis tasandil määruse, mis liikmesriikidele minu arust peaks otse rakenduma, et 24. aasta mingiks ajaks peaks olema see nii-öelda DIA-sarnane äpp kõigil või need funktsionaalsused arendatud kõigil Euroopa liikmesriikidel. Need on need katseprojektid, aga tegelikult päris teekaart on neil aastani 2027 ja see on väga pikk aeg. Aga me jälgime väga loodame, et kui see juhtub aastaks 2024 ja me saame selle raami kätte, frameworki kätte, siis kindlasti see riigi sisene dokument, sisuliselt häkk, mida me praegu teeme, me saame seda asendada päris lahendusega. Ja üks kiire küsimus lõppu veel, et osadel kohalikul omavalitsustel on oma äpid olemas ja kas te olete juba mõelnud seoses riigi äpiga, et kuidas praegused ja tulevased võib-olla KOV-i äpid hakkavad suhestuma riigi äppi või vastupidi? Nii, ma nüüd üritan olla väga ettevaatlik. On erinevad äppe olemas tõesti riigil ja mina isiklikult mitte MKM-i töötajana näen selles probleemi just sellest vaatest, et kõik analüüsid, mis ma viimane aeg olen näinud, bürokraatia analüüsid, riigiportaali analüüsid ja kõik muud, räägivad sellest, et kodanik täna ei saa aru, kelle poole ta peaks pöörduma erinevate probleemide lahendamiseks. Ta ei saa aru füüsilises maailmas, ta eksleb, ta otsib neid ameteid, ta otsib neid õigeid aadresseid, kuhu minna. Ta otsib nüüd seda ka digitaalses maailmas osaliselt, kus riigiportaal lahendab osa probleeme, aga samas on ka muid iseteenindusi.
Nüüd mobiiliäppide vaatest meil on 2 võimalust praegu. Kas digiteerida füüsilise maailma probleemi, kus me loome äppide karja, või siis minna seda teed, et ikkagi lihtsustada kodaniku jaoks seda maailma seda võrra, et me teeme talle keskse sisemispunkti, milleks võiks olla M-riik tulevikus. Me ei räägi sellest väga kõva häälega praegu just sellepärast, et tegelikult see on MVP, mida me läheme nüüd, mida me lansseerime, hakkame tõestama ja ehitame edasist tööplaani, eks ole. Aga me juba praegu tegelikult suhtleme partneräppidega, mis on olemas ja mõtleme tulevikust, et kuidas me hakkame tulevikus koos elama. Et küsimus on väga hea, ma ei tea, kas ma vastasin. Ütleme... Et lihtsalt me teame, et Elva ja Hiiumäe, kes seal on. Just. Oma äpid on juba olemas. KOV-idega me suhtleme ELVL-i kaudu ka otse. Katrin jällegi oli siin. Katrin aitab väga palju selles töös meid. Ja jah, et eks me tahame KOV-id saada ka siin pardale, aga keerukuse tase on väga suur. Seos sellega, et erinevused erinevate KOV-ide vahel on ikkagi nii suured, et luua mingisugune universaallahendus on päris keeruline. Teha rätsepa lahendusi 79 KOV-ile, see on päris suur tööplaan. Minul on selline, ma arvan, suhteliselt lihtne küsimus, et miks ID-kaard ja EU-ID maha lähevad sealt logimise vaatest? ID-kaardiga on see, et tegelikult me saime seda testida ainult laivis ja ega ID-kaardi saab ühendada telefoni taga ainult teatud lugejatega ja neid on hästi vähe. Ja need, mis me saime kätte, millega me testisime, nendega me ei saanudki üldse midagi teha. See on tulevikumuusika. Praegu vastan nii, et selles osas me väga tahame realiseerida asju NFC põhiselt, aga me praegu kaaristame neid use case'e. Ütleme, seal on juriidiline keerukus ka natukene. Aga EU-EID on see, mida me praegu ka jooksvalt testime, sest on väga palju erinevaid neid EU-EID-sid, mis töötavad erinevat moodi ja meist ei taha sellist olukorda tekitada, kus mõne riigi kodanik siis ei saa logida sisse, tema äpp crashib, et me ei taha seda kasutajkogemust nagu pakkuda. See on üks osa vastusest ja teine osa vastus on see, et ega kui te praegu vaate seda amploaad, seda portfelli siin, ega ta on suunatud pigem kodanikule täna. Ja see ongi see praegune meie reaalsus, et Eesti kodanikul just praegusel hetkel see, mis juhtub ärikliendiga, kuidas me teeme ärikliendi otsa, see on see, millega me praegu töötame, millest me mõtleme ja kaardistame. Aga alustasime algusest. Ja mul on küsimus, ma saan aru, et tegemist on alles MVP-ga ja keeruline öelda, aga mis võiks olla see ideaalajakava visioon, et kõik vähemalt Eesti kaudu kättesaadavad teenused oleks ka mobiilis? Ma ütlen ausalt, mul siiamaani pole vastust, kas nad peavad olema M-riigis. Selles suhtes, et see on ju ka põhimõtteline küsimus, millele vastata ja mille me tahame vastata koos kodanikuga. Sest tegelikult mõlemad lahendused on okei. Kui on äpp, kus on kõik teenused ja väga hea otsingumootor. Ja fokuseeritud äpp on ka hea lahendus. Ja praegu me olemegi siin kahe vahel, kus me üritame saada aru, et kuidas me läheme edasi. Ja kodanik on meil väga palju abiks tõesti. Sest praeguse tagasiside põhjal me näeme seda, et tegelikult enamasti need nõuded nad korduvad. Et enamasti tahavadki tervisega seotud teemad, transpordiga seotud teemad, maksud muidugi, et kõik see, et praegu kodanik on väga fokuseeritud, vähemalt mobiili vaatest. Kas see jääb nii, ei jää, seda me nüüd hakkame vaatama jooksvalt. Aitäh! Jagan teile siis Nikolai kontakti, saate teda oma kirjasõbraks võtta ja talle veel esitada. Ja küsimusi võib seal esitada nii palju, kui saate kirja panna. Ma hea meelega vastan, sest need küsimused aitavad ka meil hoida fookust ja saada aru sellest, et me oleme õigel teel. Ja, see on väga õige grupp inimesi ka. Just, aitäh!